Kui sa oled tross või topis. Või kui sa oled tühm või tegija. Leiame sind varem või hiljem kindlasti üles. Top 3 nädala 4 tuhmimat topist. Igal reedel Raadio 2 hommikuprogrammis Silmad lahti. Sellel nädalal saame juttu teha jälle inimestega, kellest pole ammu meie saates juttu olnud, meestega, kes künnavad oma, kuidas me ütleme, mõnusal katamaraanil siis ilmamerd, laia hääd ilmamerd ja ei keegi muu kui siis rändurmehed Marko Matvere, Jaan Tätte ja kõik need teised. Nemad siis praegu tiirutavad Tonga arhipelaagis Vaikses ookeanis ringi ja leidsid sealt asustamata saare nimega Offolanga. Ja Marko Matvere jäi siis saarele ööbima, aga ei leidnud sealt oodatud mugavusi, kuigi siis sai siis magada üle tüki aja maismaal. Nimelt käis keegi öösel Marko Matvere leheonnis ja näksis tema varbaid. Ja nüüd olemegi helistanud sellele salapärasele olendile, kes Marko Matvere varbaid näksimas käis. Halloo, härra Olend! Tere! Olete ikka olend või härra või kes te siis olete? Olend, võib teile öelda olend, salapärane olend? Võib öelda küll olend. Mis siis juhtus sellel salapärasel asustamata Offolanga saarel, kui sinna tuli siis ilmarändurmees Marko Matvere magama, tegi endale palmilehe onni ja siis hakkasite tema varbaid naksutama vaikselt? No ütleme nii, et Offolanga on selline väga huvitav väikene saar, kus kedagi ei ela ja kedagi ei käi. Ja need olendid, ehk siis, kes seal lähedal on või seal peal on, nemad on väga näljas, sest seal midagi suurt süüa ei ole. Ja kui Marko siis magama läks, tundsime sükest mõnusat, vana head. Mäletame, kui tulid kaugelt maalt meremehed, tõid emmentaali laevatekil, et mida nad sõid, et skorbuut ei tuleks. Tundsime vana head juustulõhna ja mõtlesime, et täna tuleb meil pidupäev. Ja siis oligi naks-naks hambad väljas ja Markole varba külge. No päris nii ei olnud, algul ei olnud. Ei naks-naks, vaid hiilisime. Mõtlesime, et algul, et saame ka, ütleme siis, aroomist kõhu täis. Siis nuusutamine läks üle lutsutamiseks. Ja siis ei pidanud enam meie maosüsteemid vastu. Ja siis me hakkasime näksima. Alles siis. Pärast pooletunnist varba lutsutamist. Marko Matvere on kirjutanud jahi katamaraani Nordea logiraamatusse siis, et äkki oli tegu rotiga, äkki oli tegu liivakrabiga, ähvardas ta matšeetega lausa neid olendid, aga te ei ole ei krabi ega liivarott siis. No, kuidas võtta, kõik sõltub sellest vaatevinklist. On periood elus, kus olen suur rott olnud, rotina nii-öelda urgudes peitnud päevavalguse eest ja on ka momente, kus olen krabina nii-öelda naksanud teisi, aga need on juba möödanika ajad ja ei taha eriti nagu avalikustada, mis ma täpselt olen, seepärast et muidu äkki tuleb suur pahandus. Aga põnevaks hakkab minema, kas sellel Offolanga saarel on ka teisi kuulsaid inimesi peale siis meie maailmarändurite käinud, kas mõni äkki kroonitud pea lausa isegi või mõni muu, võib-olla ütleme Hollywoodi kuulsus? No kõige kuulsam mees, kes on Offolangal käinud, on kindlasti Alex Lepajõe, kes seal valmistas ette enda uut telesaadet, mida ta siis paar aastat ka tegi, mis oli väga hilarioosne ja väga põnev. Rohkem ei ole kedagi seal käinud, sellepärast võibki öelda, et
peaks tolereerima seda varba näksimist ja mitte võib-olla sellest tegema nii suurt numbrit, et ei oleks pidanud üldse võib-olla helistamagi mulle või midagi nii. Kuidagi härra Olend näksija teie häälest kumab läbi sellist, ütleks, meie oma vilsandilikku hõllandust. Kas Vilsandi ja Ofolanga saared on omavahel kuidagi seotud? Vilsandi ja Ofolang, ma ei tea. Pole käinud kunagi Vilsandil, ei oska öelda. Kas härra Olend, teil on ka samanimeline poeg, väike Olend? On ikka, jah? Väike Ofolanga poeg. Väike Ofolanga poeg. Vist no on. Ei, poeg mul on. On poeg. Ja kas olete äkki hoopis Jaan Tätte? Jaan Tätte, kas teie näksisite Marko Matvere varbaid? No näksisin küll, mis siis on? Ole ise mingi nädal aega kuskil Atlandi peal ja endale kõhta söö ainult kala, ilge asi nüüd maailma lõpp, ei või siis või? No võib ikka, aga lihtsalt mõtlen, et tegite sellise kavala nalja lihtsalt sõbra. No ei olnud, kõht oli tühi. Kaua ma oma kätt ikka lutsutan, juba pool kätt on ära lutsutatud, Kas, Jaan, olete... Üdi on välja imetud juba siin teiste Pootsmani põlvest ka, kõht on tühi, ma ei viitsi seda kala süüa, mul on kõrini, ma tahan koju. Jaanikene, kas ei ole Markole proovinud siis juba, ütleme, kajutis läheneda või kambüüsis, nagu peenemad merimehed ütlevad? No muidugi olen, Aga ei anna kätte? Ma olen kokku korjanud duši alt kõik need karvad, mis on jäänud endast mingit suppi, et vähegi saaks mingisugust tummisemat sööki ka, ka merevett joon kogu aeg, kajakaid söön, ma ei viitsi enam, ma tahan koju tulla, ausõna, Tahaks koju tulla? Aga äkki... Ma ei tahtu, ega ma ei võtnud mingit hammustad midagi otsast ära ega midagi nii. Kas Jaanikene on selliseid uusi nukraid laule ka palju sündinud? On, jah? Mul tagasi tulen. Siis laulad meile? Siis laule, kui me esimese 10 päeva jooksul sain 4,5 plaati välja antud, 1 duubelplaadi, siis nüüd tagasi tulles on mul umbes 25 plaati kohe tulemas. Nii et pange rahad valmis, mul rahaga ka jõme jamast. Dividenti ainult 1,8 siis välja kirjutada. No pole midagi, Jaanikene, ärge nutke, selle rahast saate juustu osta, Emmentaali ja Sulgunni ja kõiki teisi peenemaid juustusorte ka. Ise praegu söön siin vana head musta leiba, taluvõi ja vürtsikiluga. Kuidas tundub? Ma panen selle telefoni kohe ära. Vürtsikilu muidugi ei taha üldse, aga... No ütleme siis maas sauna singiga. No panen telefoni ära kohe. Olgu, head aega, Jaan. Head aega.